Kõigepealt aitäh Kultuuriministeeriumile selle võimaluse eest, et Fenno-Ugria saab taas oma paneeli selleks, et rääkida soome-ugri rahvastest, võtta üles järjekordne teema, milleks seekord meie jaoks on väikerahvaste staatus, ennekõike saamide teema, aga puudutame ikka ka teiste soome-ugri väikerahvaste teemat ja ka Venemaa teemat, kuna see nüüd on olnud Fenno-Ugria selline rida, mida me praegu ei saa eriti edasi arendada, aga küsimused on ikkagi õhus ja intellektuaalse vestluse korras hoiame need soojas. Mul on siin hea meel tervitada Soome instituudi juhatajat Hannele Valgenjemit, tere Hannele, kes on ka kunagi teleajakirjanik olnud. Meil on Aimar Ventsel, õppejõud, Venemaa rahvaste asjatundja ja meil on Tartu Ülikooli emeriitdotsent Tõnu Seilental, kes on ühtlasi ka Fenno-Ugria asutuse juhatuse liige ja fenno-ugristika üks alustalasid Eestis ja ka kogu soome-ugri rahvaste teema üks kandvaid jõudusid nii Eestis kui ka suuremas mastaabis. Ja mina olen Barbi Pilvre, Fenno-Ugria direktor ja juhin nüüd siis seda debatti. Meil toimub ka salvestus, nii et hiljem on see kõik ka järelvaadatav. Ja hiljem siis meie debati lõpuosas võtame ka saalist küsimusi, et kui teil on küsimused, siis kindlasti saab neid ka esitada. Kõigepealt räägime saamidest. Mina ütlen, ma olen nagu 70ndate laps, vaatasin Soome telekat ja mäletan kogu aeg mingisuguseid Pirkka-Pekka Pedeliuse laplaste nalju. Et need olid ikka niisugused tobedad karakterid ja mingisugused töllid seal kuskil, kellega juhtus igasuguseid asju. Ja nüüd vaatan, et nüüd ka siis Soome televisioonis on Ottasat saamikeelsed uudised juba aastaid. Saami parlament tegutseb jõudsalt juba mitu aastakümmet. Nende staatuse teemal on pidevalt erinevaid diskussioone. Et Hannele võib-olla sa avaksid, et kuidas on võimalik, et üks selline 7000 pealine rahvas on äkki saavutanud 6-miljonilise rahva hulgas sellise staatuse? Jah, tegelikult ma võiksin teha vastuküsimuse, et miks alles nüüd? Et mina olen ka kasvanud sellel samal ajastul ja näinud need Pirkka-Pekka Pedeliuse nalju ja saamid oli lihtsalt selline nagu veider, veidi naljakas imelikud riided ja siis joik on eesti keeles joik, eks. Et no see nüüd oli mingi kummaline asi ka. Aga see asi, et see on nagu rahvas, meil on oma identiteet ja et ärgem nimetage neid laplasteks, vaid need on saamid. Ja saamide nagu õigused enda kultuuri peale ja see kultuuriline omastamine, selliseid asju ei olnud lihtsalt. Ei olnud. Ja mida on toimunud nüüd 2 viimase aasta jooksul, alates sellest 70-ndest, on olnud nagu pead pööritav muutus. Aga ma ütleks, et lõpuks ometi, et see on sama arusaamine kolonisatsioonist, mis on toimunud nagu üle maailma, et võib-olla oleme koloniseerinud me soomlased saami rahvast ja ma ei ütleks, et see on toimunud kiiresti, see on toimunud väga aeglaselt ja ma just kordasin mõned aastaarvud, et saamikeelne õpetus tuli tagasi koolidesse just 70-ndatel. Seda enne siis saami püüti nagu juurida välja. See oli keelatud, see oli pattune keel, see oli räpane keel, see oli mingi halb asi. Ja saamikeelne õpetus algas 70-ndatel koolides ja 90-ndatel tuli saamide keeliseadus ja mis uuendati
no nüüd jäigi mälust ära 2001 või 2003, midagi taolist. Ja need saamide nagu keelelised õigused on siis suhteliselt noored. Samuti see Saami parlamendi asi sellel suvel Soome Eduskunta parlament kiitis heaks Saami parlamendi nagu põhimääruse, et kes on Saami. Kes saab, või mitte kes on Saami, vaid kes saab õiguse olla Saami parlamendis. Ja see vaidlus on kestnud 90-te poolest. Ja nüüd sellel suvel, väga suur asi siis, ja sellel suvel ka see läks veidi vähese avalikkusega, mis on minu arust võib-olla kõige suurem asi. Soome kirik palus vabandust. Räägime sellest staatusest kindlasti edasi, siin on nii palju arengujärke ja nüansse, aga Tõnu, sina oled ju õpetanud Soomes, et mida sina nagu mäletad saamidest, kui sina omal ajal õpetasid 80-ndatel? See peaks sees olema. Kuulete jah? Jah, mina õpetasin 78. aastast, 70. lõpust. Ja see pilt, mida Anneli siin maalis, vastab täiesti tõele, et 70. lõpul suhtumine saamides oli ikkagi, nad olid veidrikud, eks ole, nende üle oli kena nalja heita ja nii edasi. Ja ütleme niimoodi, ka intelligentsi suhtumine saami keelde või keeltesse oli siis selline, et see on Soome sugulaskeel, selle väärtus on ainult see, et see on taust soome keele paremaks mõistmiseks, soome keele ajaloo paremaks mõistmiseks. Ja teine väärtus on see, et talletagem seda nii palju veel, kui on võimalik talletada. Eks ole, et see on väga õilis tegevus. Võib öeldagi näiteks, et Inari saamlaste kohta on Erki Itkon on teinud 4-köitelise, mingi, ma ei tea, paar tuhat lehekülge kokku. 4-köitelise sõna. Me teame, eks ole, et Inari saami keelt on nüüd velmatud, eks ole, keelepesades ja rääkijaid, ma ei julge öelda 150 või kui palju neid võib olla, mitte rohkem. Ja see muutus tõesti, ega saamid on selle eest väga palju võidelnud, seda on näha olnud. Ja eks see ole õpetuseks ka võib-olla paljudele teistele, et ka meie võrokesed ja setod ja arvestagu sellega, et see oma keele ja oma identiteedi eest võitlus, et see ei ole lihtne võitlus. Aga ma tahaks võib-olla natuke tausta, kuna siin on ka Venemaa ja eks ole, et väga suur ala, millest me nagu rääkima hakkame. Natukene üldist tausta. Kõigepealt lubage meid kõiki õnnitleda tänase päeva puhul. Täna on ÜRO põlisrahvaste päev. Ja saamid ongi siis ÜRO... Ja saamid on muide Euroopa Liidus ainukene rahvas, kellel on põlisrahva staatus ÜRO-s. ÜRO definitsioonil. Ühelgi teisel, ei liivlastel ega kellelgi ei ole seda staatust ÜRO järgi. See küsimus, eks ole, et keda põlisrahvaks lugeda ja mis hetkes siis ta loetakse põlisrahvaks, see on nii pikk arutelu, et seda me ei jõua siin nädalaga ära rääkida. Aga mõned üldised asjad veel ma tahaks öelda, et need küsimused, mida me arutame, et ega need ei puuduta mitte ainult saamlasi, mitte ainult soome-ugrilasi. Et need on ülemaailmsed, need on globaalsed probleemid. Kõik te olete kuulnud, eks ole, et hinnatakse, et maailmas keeli on kuskil 6000-7000. Samas me teame, et riike on, eks ole, umbes 200 riiki. 250 riiki, igal juhul jagage siis see 6200-ga või kui palju tuleb, eks ole, see aritmeetikat oskate. See tähendab, et enamuses riikides on väga palju vähemusrahvusi. Ja ma julgeks öelda, et suurem osa riike maailmas suhtub oma vähemusrahvustesse
noh, kui neutraalselt, siis on hästi öeldud. Suurte rahvaste arusaamine on ikkagi kõikjal selline, olgu nad siis prantslased või hiinlased, on samasugune kui venelastel. Eks ole, see, et toimub russifitseerimine Venemaal, see ei ole mingisugune nii-öelda venelaste väljamõeldis, vaid samasuguseid nähtusi toimub ka mujal. Nii et vähemusrahvastel ja põlisrahvastel kõigil tuleb võidelda oma õiguste eest. Ja noh, neid prognoose olete ka, eks ole, lugenud ja kuulnud, et ennustatakse, eks ole, et selle sajandi lõpuks, eks ole, et võib-olla välja surnud sellest 6000 keelest, et on pooled välja surnud, pessimistlikumad ütlevad isegi, et 80% tänapäeval kõneldavatest keeltest sureb välja. Et need protsessid on väga valusad protsessid, võib öelda, aga nad on üleilmsed protsessid. Tuleme Venemaa juurde kindlasti tagasi, aga ma vahepeal Aimarile annan ka sõna, et siis saamidest sinu kogemus, sa oled ka ise kokku puutunud saamidega just Norras rohkem, et Norras on siis kõige rohkem saame, kuna neil on ka need kriteeriumid, mis saamiks olemisel natukene lõdvemad, et seal piisab vist ühest kaugest esivanemast, nagu ma kuskilt tähendab, mina olen saamidega kõige rohkem kokku puutunud Gröönimaal. Sellepärast, et oli üks suur konverents, kuhu tulid üle Skandinaaviaga saame aktivistid kokku. Aga ma tahtsin selle antud teema jätkuks anda sellise soovituse, et kui teid huvitab saamide ümber käivad konfliktid ja situatsioon, siis Netflixis on väga hea film sellest. Selle filmi on Stolen ehk varastatud. Ja minu meelest ei ole Netflixi film, nii et see peaks kuskil mujalt ka kätte saada. Ja see räägib siis tänapäeva nii-öelda saamide elust ja seal on selle filmi keskmes on 2 konflikti. Üks on see, et kohalikud soomlased, kuskil mingis külas see põhjas see asi toimub, lasevad nagu spordi mõttes või lihtsalt liha pärast saamide putru ja saamidel muidugi on see nagu suur probleem. Ja teine asi on siis selles, et tahetakse teha mingi kaevandus ja siis kohalikud soomlased selle kaevandust tahavad, sellepärast et see tähendab töökohti ja saamid jälle ei taha, sellepärast et see tähendab seda, et põdra karjamaad lähevad käest ära. Et soovitan, Stolen on see inglise keeles see filmi nimi. Saamid on selles mõttes väga huvitav asi, nii palju kui mina olen seda asja lugenud ja külje pealt kõrvalt vaadanud, et meil on olemas nüüd 4 riiki maailmas, kus elavad saamid. See on Rootsi, Norra, Soome ja Venemaa. Ja kõikides riikides on saamidel erinev staatus. Et kes on saam, kes nad siis siuksed on. Ja minu meelest Soomes said saamid konstitutsioonile põhiseaduslikuks põlisrahvaks 94. aastal, eks. Või 96. Mingi siuke asi oli, eks. Ja samal ajal kuskil Norras on nagu umbes teine lähenemine olnud, et hoolita sellest, et on olemas nii-öelda mõistes Sapmi ehk saamide ala ja on saami parlament, siis tegelikult see ala on jaotatud 4 erineva riigi vahel ja igas erinevas riigis on ka saamidel erinev staatus põlisrahvana. Ja see tähendab tegelikult paari asja. Et alustame teisest osast peale. Põlisrahva staatus ei anna mingile rühmale automaatselt mingeid õigusi. Et me kuulutame ennast põlisrahvaks ja siis on nii ja naa. Eestis inimesed, kes on rääkinud sellest põlisrahva staatus, neil on eeskujuks väga tihti siis USA või siis Kanada. Kanadas on olemas 2 erinevat põlisrahva staatust, vähemalt treaty ja non-treaty tribes ehk need hõimud, kes on omale siis sõlminud Briti impeeriumiga nähtavasti 19. sajandil leping ja need, kes ei ole ja sellest tulevad kõik erinevad õigused. Kui palju riik annab siis finantsabi, mis abi või privileegi nad riigi poolt saavad, need rahvad.
sõltub ka sellest, kui suur autonoomia neil on omal territooriumil. Ja jälle võetakse minu meelest eeskujuks ütleme teatud staatusega USA või Kanada hõimud, kellel ongi olemas korralik oma territoorium, kus neil on kohati nii vinge autonoomia, et isegi riiklik politsei ei tohi sisse minna, neil oma hõimupolitsei. Et see on siuke laiem kontekst, ma lihtsalt teadusinimene seda teemat uurima, vabandan, et ma lähen liiga laiaks selle asjaga. Aga seda kõike vaja teada minu meelest ka seda, et kui me räägime konkreetselt saamidest üldse, et üks asi on see, mis on saamide olukord ja staatus ja nende suhe riigiga Venemaal, teine asi see, mis on Norras. Ja väga oluline on tegelikult ka see, et kellel on õigus ennast saamiks nimetada. Minu Soomes oli vahepeal selline asi, et saamiks võib nimetada ennast inimene, kellel on põdrad olemas. Kas või Rootsis vist ka ja see ongi üks põhjus, miks ükskõik mis saamiga, Rootsi saamiga te ei räägi ja ta ütleb, ma olen põhjapõdra kasvataja, sellepärast et ta on kuskil mingi põder registreeritud tema nimel, ta ise võib elada, ma ei tea, maailma teised otsad, aga see põder on kuskil olemas ja tavaliselt põtr, ma olen ise põhjapõdra kasvatatud uurinud, et põhjapõderi leht neid peab karjas karjatama. Kui seal on 1 või 10 põtra, siis sellega selle ilma ei tee, et need kogutakse kokku ja siis terve külapõdrad on reeglina ühes karjas, et kuskil seal on see põder olemas ja see annab talle selle staatuse. Ja näiteks on Soomes väga huvitav asi, ma käisin Rovaniemis selle aasta alguses ja mulle räägiti, ma tahaks tagasi minna, et Soomes, see Rovaniemi on siis Põhja-Soomes, seal on mingid külad, kus elavad inimesed, kes elavadki saamid ja nad käivad isegi igapäevaselt rõivad riidest saamid ja kasvatavad põhjapõtru, aga neil ei ole saamide staatust ja ma ei tea, see oligi just selle pikka vaidluse, mis kestis 30 aastast selle tuum, et kes tegelikult, kui olen väga täpne küsimus, ei ole sellest, et kes on saam või mitte, vaid kes saab olla saami parlamendis ehk siis esindatud saamina. Ja tõepoolest siin on see asi läks konfliktiks selleks, et need on saamideks nimetati inimesi, kes harjutavad traditsionaalseid saami ameteid ehk siis muuhulgas põdrakasvatust on ainult üks, et põder ja saami ei ole nüüd otseselt sama asi, aga siiski, et kes ja teine on see, et kes on pandud siis, kui seda hakati seda määratlust tegema ja seda parlamenti loodi, pandi sinne ka need, kes on olnud mingis vanas, kuid ma üldistan väga, Lapimaa tulumaksu registris nende traditsionaalsete saami ametite esindajana ja selle kaudu tuli inimesi, kellel ei ole keelelist seost, kes oli Lapimaal, elab ju muid ka kui saame ja need tahtsid siis nii kaua, kui ei saamidel olnud mitte, ütlen jälle üldistanud, jääte muude magama. Et nii kaua, kui saamidel polnud mitte mingisuguseid õigused, keegi ei tahtnud saami olla. Aga siis, kui hakati rääkima õigustest ja õigused seostuvad maaga. Kõik metsad, seal on riigimetsad ja siis kellel on õigus neid traditsionaalseid saami ameteid pidada. Siis hakkas põnevaks, et siis tahtsidki inimesed saamideks nii-öeldes hakata ja leiti inimesi, aga nendel oli ka põdrad ja need oli ka siin tulumaksu registris ja need võeti selles esimeses seaduses sisse saamidena ja see ärritas saami parlamendi enamuse, kellel on kultuurne keeleline põhjus või keeleline taust. Et need ei ole päris saamid ja nüüd selles uues, sellel suvel heaks kiidetud saami parlamendi seaduses see määratlus jäeti saamidele, et see ei tule väljaspoolt. See on kõige tuumikus on see, et põlisrahvas peab ise määratlema, kes on selle liikmed. Mina võin indianiks ka hakata, aga indianid ei võtta mind indianiks. Ja kui ma tahan mingil majanduslikul põhjusel saamiks hakata, ma pean olema selle aktsepteeritud. Ja nüüd jäeti see
see nagu keelelise kultuurse saamide nagu endale määratleda ja siin tuli see keele aspekt, et ja nüüd ma jää vastuse veel ka detailist, et kas oli vanaema, üks vanaema või vana. No igal juhul, et sul peab olema keeleline seos ja nendel, mida nimetatakse ka nagu metsalappalainen, metsasaamid, nendel ei ole seda keelelist seost. Ja see oli see just see oluline muutus on see, et põlisrahvas peab ise määratlema, kes on selle liikmed. Muide põlisrahvas sureb ja see suured, miks Soome sai ka hukkati või siis sai tauniti nagu nende inimõiguste rahvusvahelisest inimõigus, nüüd ma jätan jälle, ma ei mäleta seda eesti keeles, mis selle organi nimi oli. Igal juhul sai 2 korda Soome sai taunida just selleks, et te õõnestate, te hävitate selle põlisrahvase, kui te annate sinne, no nii-öelda kes iganes, mitte nüüd kes iganes, vaid sisse tulla neid, kes see põlisrahvas ise endast nagu põlisrahvana ei pea. Ja siin suhtes ma olen nüüd väga nagu rõõmus. Kuidas sa soomlasena seda näed, et nad niimoodi natukene nagu ennast ka isoleerivad Soome ühiskonnast? See ei ole isolatsioon. Ei, see ei ole isolatsioon. Soomlane ei saa sellest aru, et mida nad sellest vaidlevad. Soomlasena mul kestis väga kaua. Ma olin ajakirjanik Soome pealtnägijas ja mina käisin 90 midagi just 6-7 seal Lappimaal ja tegin lugu, mille pealkiri oli Lappi sõda. Et siis see omavaheline vaidlus oli nii terav. See oli selline vihatunne nende omavahel oli selline, et miks te nüüd hakkama ei saa, et teid on niigi lähe. Aga see, ma alles hiljem sain ise aru, no võib-olla ka selleks just, et ma seda hakkasin ka selgitama, et tegemist on nagu eksistentiaalne küsimus, et kes on põlisrahvas, kes saab määratleda põlisrahvase. Aga Tõnu, et kuidas see keeleline identiteet üldse on, et ma saan aru, ega saamid ju kõik Soomes ei oska enam oma saami keelt, mida on ka ju mitu, et siis keeleteadlasena, kas rahvus ja keel siis ei peagi omavahel üldse seotud olema? No, saamide kohta ma ei oska väga täpselt öelda, sest ma ei ole saamidega tegelenud kunagi. Aga põhimõtteliselt jah, meile eestlastele on meie identiteedi üks kõige olulisemaid tunnused on keel. Ja meie nägemus on see, meie eestlased, et vastav rahvuse esindaja on see, kes seda keelt räägib. Aga see ei tarvitse kõikide rahvuste puhul sugugi nii mitte olla, eks ole, mõelge kas või iirlaste peale, eks ole, või suure hulga juutide peale ja nii edasi, et keel ei tarvitse olla sugugi rahvuse kõige olulisem. No see keele rõhutamine muide Stalini rahvuse definitsioonist pärit, Aimar on vist nii. Tähendab, mina arvan, et mina viin selle keelelise rõhutamise meil siin Eestis tagasi tegelikult hoopis Herderile. Kogu see Volksgeist, Volkskultuur, Volkssprache, iga rahvast, mida eristab ühte rahvast teisest, on see, et tal on oma kultuur, oma mentaliteet ja oma keel. Et ta tuleb natuke nagu seal, aga... Ja Ene-Tiit, üks küsimus. Ma ütleks jah, tõesti keel on rahvuse määramisel väga oluline tunnus, eriti ka Eestis, aga kõigest hoolimata juba esimesel rahvaloendusel, mis Eestis toimus, see oli siis 19. sajandi lõpus, oli 2 küsimust, rahvus ja keel ja aktsepteeriti tõsiasja, et keel ja rahvus ei lange alati ühte. Ja muidugi praegu on meil ka paar protsenti eestlasi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Ma ütleks lihtsalt üheseks huvitav fakti, 2 huvitavat fakti oma uurimistööd. Esiteks, kui te olete kuulnud sellisest rahvast nagu evengid, kes elavad Siberis ja Venemaa Arktikas väga laial alal. Ma umbes 400 aastat tegin oma uurimistööd sellises regioonis nagu Jakuutia ja vengid läksid
enamuses juba mingi 18. sajandi üle jakuudi keelele. Ja neil on olemas väga vinge vengi identiteet, ja see põhineb tegelikult mitte keelel. Jakuutias on 2 regiooni, kus see vengi räägivad vengi keelt, üle mujal räägivad jakuudi keelt, vaid selleks on eluviis, mis eristab neid jakuutidest ja siis välimus ka. Välimuse põhjal annab ka nagu vahet teha. Ja mul oli veel üks asi, mida ma tahtsin öelda, aga ma enam ei ole. Teine asi, ma käisin kunagi Nihvide juures Sahhalini saartel. Ja seal tuli nagu teistmoodi välja see, et keel on oluline, aga mitte keeleoskus. Et ma ei ole seda asja isegi nagu, ma tahan sellest teha nagu artiklit, siiamaani pole teinud. Aga mul on selline hüpotees, et Nihvide puhul ei ole oluline mitte see, et sa oskad seda keelt, sest Nihvide keel seda hakati välja juurima millalgi 70ndate päris sükste vingete meetoditega, vaid oluline on see, et sa nagu õpid seda keelt kogu aeg. Et ongi mingi aastas need inimesed, kes on nagu aktivistid, siis tehakse paar korda aastas umbes 5-päevased keelelaagrid, lähed sinna, õpid jälle uued 3 sõna ära ja siis ootad, kui järgmine laager tuleb, et sa kogu aeg nagu õpid seda keelt, aga sa ei omanda seda mitte kunagi. Omandad selle väga vaevaliselt, ütleme niimoodi. Läheks nüüd Soome juurde tagasi, et selle saamide staatuse tõusu juurde on käinud ka sellised mujal dekoloniseerimise raames toimunud protsessid nagu varade tagastamine, vabandamine, igasuguse ajaloolise ülekohtu teemadel. Et räägi sellest, et mis see ajalooline ülekohus siis on, mis Soomes saamide suhtes on rakendatud. Et midagi ma vaatasin, mingid steriliseerimised ja sellised nagu rahvuslik eugeenika. Eugeenikast, siis oli nende, mikä se on se pääkallo? Pealuu ja möötmised, et te olette nagu rassituvastamine ja rassituvastamine ja sellele põhineb. No kaiken hullem oli tegelikult see, et no kuna seal on Lapimaal on pikad vahemaad ju. Nii et oma keeles sa pidid minema kooli kusagile mujale, siis lihtsalt eristati lapsed oma perest ja soomestati, et siis see lapsest peale alganud soomestamine oli see kõige suurem kuritegu. Ja teine on see, et kuna nendel saamidel ei olnud maaomandust, vaid see kasutusõigus, siis tuli mingil hetkel riik, kes ütles, et see ongi meie riik, meie vara ja meie maad ja meie metsad ja sellest see oli väga suur asi 80-ndatel, mäletan, kui tuli esimene väitekirja, kui ma ei eksi, see tuli Oulu ülikoolist, et tegelikult see ei ole riigil ei ole õigust seda metsa endale võtta, et see on saamide oma. Ja mis vaidlus oli, et kes võib niimoodi mõelda, et nendel ei ole midagi paberit, kes loeks, et oleks saamide oma. Me oleme nii harjunud selle meie nii-oldes lääneliku mõtteviisiga, et see nagu õigus maavaradesse, see õigus, siis on ka nüüd see nagu see põlisrahvaste ametite pidamine, kuna tegelikult neid põdrasid seal on liiga palju suhtes, selle palju see kannatab, see loodus. Et sellest on ka võitlused, põdrapidamise võitlused, kui sinne tuleb iga inimene ütleb, et ma olen saami ja võtab endale põdrad, siis põlis nagu saamlased, või siis saamlased ise ei saa seda enam pidada. Et siin on nagu mitud eri tasandid ja... Aga see nende varanduste tagasiandmine, et kus me siin oleme? Sellest ei isegi ei räägita, et seda metsa kuidagi ei ole kellele, see ei ole nii nagu Nõukogude Liidu ajal, et jah, see oli nüüd minu esivanema maja ja nüüd ma tean, ma saan selle tagasi, et ei ole midagi kellele see anda, et kas see antakse selle kogukonnale või kellele see antakse see maa isegi tagasi. Ja nüüd eriti see on kuum küsimus selleks, et sealt on avastatud igasugust mineraali ja rahvusvahelised kaevandusfirmad püüavad saamide alal veel kaevata selle nagu katki selle ala. Maavara tagastamise küsimus on juriidiliselt nii keeruline, et seda isegi ei tehta. Aga see, mis on nüüd küll tehtud ja see on ka juhtunud nüüd paari viimase aasta jooksul, on see, et saamide
muuseumi esemeid on hakatud tagasi saatma sinne Siida on see Saami muuseum. Et see oli kõige suurem samm oli see, et Soome rahvusmuuseum tagastas oma saami kogumikud tagasi sinna nende oma muuseumitesse. Mis sa arvad sellest, kas see on hea või halb, et kas see lisab nagu saamide tuntust või on see kasuks kellele, et võib-olla oleks hea, kui nad oleks siin rahvusmuuseumis osana kaanonist ja rahvuse ajaloost või riigi ajaloost? Ma siiski arvan, et need peab oma kojus olema, et see on täpselt sama kui need Kreeka Ateena nagu varad, mis on, mille alusel ehitati Londonis nagu British Museum, et see nagu oli koloniseeritud vara ja tuli väga ilus muuseum, koloniseeritud. Ma tahaks öelda, et tahaks teada või tahaks osata öelda, et mis oli see aastaarv, millal see muutus kolonisatsiooni küsimuseks. Ja see oli mulle endal ka nagu selline, tõesti ma pean nagu oma programmeerimise muuta, et jah, me olime koloniseerijad tõepoolest. Et me oleme ka tahtnud ennast mööda, et meid on alati surutud alla ja meid on rüüstetud ja meid on kasutatud ära, aga me tegime seda ka ise ja see oli valus samm ja nüüd seda on küll tehtud ja on ka eelmine valitsus, Sanna Marini valitsus tegi selle nii-öelda ametliku vabanduse. Ma arvan, et sellest see kõik algab ja tule selle varaküsimuse tagasi nüüd selle aasta novembris, kui ma ei eksi, lõpeb see tööperiood just selle, nüüd ma jää jälle vastuse võlgu, mis on Totuus ja Sovinto komisjon, mis on eesti keeles. Tõe ja leppimise komisjon, mis on tegelikult on Rootsis ja Norras on need ka. See asetati mõni aastat tagasi, see sai 2 aastat lisaaega. See tõde, see on nüüd huvitav vaadata, nüüd järgigem siis uudiseid, et mida novembris tuleb välja sealt tõde ja lepitamiskomiteest, et äkki need ütlevadki, et jah, tagastame varad. Et tegelikult see on järgmine samm, et me võib-olla, et see vestlus algab siis isegi. Nüüd läheks veel selle koloniseerimise teema juurde, et tõesti nii palju, kui sina oled rääkinud soomlastest Eestis, siis need on väga sageli olnud Rootsi kuningriigi alamad, kes on siis sõduritena või ehitajatena, või Soome talupojad, kes moodustavad nii-öelda selle Rootsi ajaloo Eestis, et see on nagu soomlased, kes on alati rootslaste eest saadetud sõtta, eks, ja mingisugust asja ajama. Et te olete ka endast mõelnud nagu siis allutatud rahvast, aga nüüd siis mõtlete endast võib-olla ka kui koloniseerivast rahvast. Et Norras on see sama, et Aimar, sina võid võib-olla valgustada seda, et Norra on ju samamoodi siis nüüd ka riiklikult vabandanud, lugesin mingit dokumenti, siis suur pikk vabandus. Et selline, kus see arusaama muutus äkki tekkis, et kuidas toimus nagu valgustumine nendes riikides, et äkki me oleme nagu olnud ülekohtused nende vähemuste suhtes, keda ei ole peetudki võib-olla täisväärtuslikuks pikka aega. Et millest see muutus, võib-olla sina kui teoreetik, et kuidas see dekoloniseerimise teooria nagu jõudis praktikani ega jäänud lihtsalt kuskile aruteludesse? No ma arvan, et esimene asi, üks väga oluline on see asi, et see tilkuv vesi teeb lõpuks selle augu sinna kivi sisse. Et see teema on olnud väga kaua õhus. Ja teine asi on selles, et mina ütleks niimoodi, kui vaadata seda suuremat pilti, et selle koloniseerimise diskursus ei mõtlenud välja Soome saamid, aga nad võtavad nagu ühelt või teiselt neid asju üle. Ja minu meelest esimesed sellised, meie mõistes koloniseerimise sellised, see teema üles kerkimine algas tegelikult sellega, kui Põhja-Ameerikas 19. sajandi lõpul tekkisid siis põliselanikest haritlased, kellel oli ülikooli haridus. Kes siis olid suuteline nii-öelda valgete ameeriklastega rääkima nagu nende keeles, nende sõnadega. Ja see asi võis hakata kuskil 19. sajandil peale ja siis need kontseptsioonid hakkasid levima Põhja-Ameerikas siis millalgi siia Euroopasse. Aga siin on jälle üks väga huvitav asi, mina kui teoreetik, eks. Et kui me nüüd vaatame, see ei ole minu idee, see on ühe mu kolleegi idee. Kui me nüüd vaatame nende põlisrahvaste definitsiooni, siis see on väga lihtne.
lööte lihtsalt Google'is sisse põhimõtteliselt ÜRO põlisrahvaste definitsioon, UN Indigenous People mingi definition, selleks on nii-öelda selleks on Curzon Monroe või mingi sihuke kirjatükk, siis tema ütles selle kohta, et see on väga Põhja-Ameerika ja Skandinaavia põlisrahvaste nägu. Ja tegelikult on põlisrahva selline ametlikus definitsioonis on paar punkti. Üks on see, et rahvas, kes peab ennast põlisrahvaks, ta on elanud antud territooriumil kauem kui siis ütleme see hiljemalt tulnud rahvas, kes on ta siis nagu alla heitnud. Neil on olemas oma kultuur ja identiteet, mis sõltub siis, mis erineb dominant, see peab jälle dominant, mitte et nad peavad olema automaatselt vähemus, mis sõltub nagu nende identiteedist ja nii edasi. Kui me näiteks rääkida inimestega Indias, siis Indias on suur probleem see, et kes on nüüd see põlisrahvas ja kes on põlisrahvad, sest seal on aastatuhandete jooksul on need valutajate lained tulnud, igaüks üritab neist tänapäeval väita põlisrahvas ja alati on keegi, kes on seal nagu ennem olnud. Et see definitsioon läheb jah, väga niimoodi, seda tuleb nagu vaadata, et on väga sellise Põhja-Ameerika põlisrahva sellise nii-öelda selle aktivismi nägu. Ja ma arvan, et põhimõtteliselt, kui nüüd ajaliselt võtta, siis avalikuks asjaks, kus sellel hakkasid ilmuma ka konkreetsed tagajärjed, on siis pärast sõjaaegsed aastad, 50, 60, 1952 minu meelest Taani tunnistas gröönlased ehk Gröönimaa inuitid ametlikult põlisrahvaks, 1964 võis olla, kui indiaanlased said USA kodanikeks, kuni sinna ennast seda ei olnud. Mis aasta see oli? 1964 on midagi sihukest. Ja see oli jälle omakorda seotud kodanikuõiguste liikumisega ja nii edasi, et kuskilt see nagu vaikselt on see asi nagu läinud ja siis ühel hetk ja muidugi on ka ütleme see niisama see dominant ühiskond ehk siis soomlased antud hetkel, seal on ka põlvkonnad on vahetunud, inimeste mõtlemisviis on vahetunud, et seal on ka mitu asja kokku. Ma ütleks ka, et see on küpsuse küsimus, ühiskonna küpsuse küsimus, et kui sa oled väga nagu vaevatud ja kurnatud sõdadest ja repressioonidest igasugustest, siis mõtled ainult enda peale. Aga siis, kui sa oled piisavalt küpsa, oskad ka vaadata oma käitumist, et ma ei ole ainult ohver, vaid et mina olen ka võib-olla halvasti käitunud. Me võtame vahepeal ühe küsimuse. Küsimus on pigem sellest, et mulle tundub, et ega see nüüd nendesse nii-öelda Põhjamaade ühiskondadesse pole niivõrd ise tulnud, vaid see on ikkagi olnud ka väga tugev saamide poolne surve. Küsimus võiks olla mul siis Soome kohta, et Norras on ju väga selge, et väga tugev selline käivitav tegur oli 1970 lõpus see Alta hüdroelektrijaama vastane võitlus, mis siis kui võtta kaasnes parajasti selle ajal ka populaarse keskkonnateemaga ja siis tuli välja põlisõimade põhjalt, sest mõnes mõttes jõudis norrakatele järsku kohal, et oi, meil on siin need saamid on ju ja nad on ju teised ja me oleme neile kõvasti liiga teinud. Kas Soomes oli ka mingit sündmust, mis sellist saami identiteeti on kõvasti nagu esile toonud ja seda saami võitlust ütleme nagu käima pannud? Head tuletasite meelde selle Alta, see oligi see. Ma mäletan ise, kui ma olin noor, et siis just looduskaitsjad, see oli nagu, isegi korraldati nagu selliseid matkasid sinna Altale. Ja see teadmine tuli Norra kaudu, kui me nüüd väga üldistan. Ma ei tea, võib-olla keegi on seda isegi uurinud. Ma nüüd kirjeldan seda, mida ma toonasena ajakirjanikuna mäletan. Et see oligi see. Et natuke provotseerides võib siis öelda, et Nursipalu võrokate identiteedis on midagi sarnast, millest on nagu läinud lahti siis enda põlisrahvana tunnetamise teema, mis küll on alles algusjärgus, aga et oma olemuselt on ta samasugune siis läbi keskkonna, elukeskkonna. Jah, Aivar. Tähendab, minul on õudselt kahju just nagu vaatlejana, et see võro ja vähemusrahva, põlisrahva, see protsess on praegu nagu kuidagi mingi siukse pausi peale. Et mind väga palju nagu oleks huvitav, mis sest nagu, kuidas see asi nagu areneb. Ja mis juhtuma hakkab ja see tegelikult siin on üks väike detail,
2 isegi, on see, vist 3. Kui me nüüd vaatame esiteks, rääkides saamidest, minu kogemus saami aktivistidega, mitte nüüd avasaamidega, mis on tegelikult ka 2 eri asja, on see, et saami aktivistid on väga uhked selle üle, et nad on Euroopa ainukese põlisrahva esindajad. Ja okei, kui see põhineb sellele, et nad on saamid on ainuke, kes on ÜRO põlisrahvaste foorumis, siis minul on selline tunne, et ega nad hea meelega ei taha neid teisi sinna juurde. Ja kuna nad on vanad olijad sellest põlisrahvaste nii-öelda maffias, nad kindlasti väga efektiivselt oskavad teha ka kõigile teistele põlisrahvaste organisatsioonile selge, et meil ei ole vaja sinna mingeid paske, liivlasi ega võrokad ega setosid. Et noh, see on mingi selline asi on seal sees. Teine asi, milleks ma õudselt kahetsen, et see võrokist, see põlisrahva asjaandlus on jäänud nagu kuidagi praegu nagu soiku, on see, et tegelikult kuidas nüüd selleks, et saada tunnustust nii-öelda üle maailma eksisteerivate selle põlisrahvaste organisatsioonide poolt ja selleks on vaja seda saada. Sest see on väga efektiivne võrgustik ja põhimõtteliselt on vaja ühel põlisrahval nagu erineval tasandil tunnustada. Riik peab tunnustama neid põlisrahvaid, aga tegelikult ka põlisrahvad ise üle maailma peaksid tunnustama antud rahvast põlisrahvana. Ja võt see, kuidas nad siis tõestavad ära koloniseerimise küsimuse, mida on võimalik tõestada. Kas või see, et nõukogude ajal võro keelt ei õpetati, see annab neid asju nagu leida. Aga teine huvitav asi on see Curzon, Monroe, mis iganes definitsiooni järgi, kuidas tõestada ära, et võrokesed elasid seal enne, kui eestlased tulid. Ja see, et võrokesed, ja tegelikult põlisrahvaste staatuse või definitsiooni järgi peaksid võrokad olema mitte eestlased. Ja võt seal tekiksid väga huvitavad sellised diskussioonid ja mul on väga kahju, et see asi on kuidagi soiku, ennast ma oleks hea meelega nagu jälgiks neid diskussioone. Aga ma arvan, et see diskussioon kindlasti läheb edasi ka täna põlisrahvaste päeval, kui ma Fenno-Ugri alt panin ühe postituse üles, siis kohe tuli ka Võro instituudi reaktsioon. Nii et diskussioon käib, Aimar, see kõik on alles kuum ja ees. Aga ma tahtsin minna selleni, et olgu Põhjamaad on küpsenud teatud siis ühiskonna, lääne demokraatliku ühiskonna arengus selleni on äkki vaadanud, et väga paljudel rühmadel ühiskonnas võiks olla nagu sama staatus kui sellel dominantsel rühmal, et üks osa on siis nende vähemusrahvuste esiletulek, et see tõenäoliselt on siis ka rassismivastase võitluse nagu haagitud siis ka ilmselt ka naiste ja geide õigustega pärast teist maailmasõda, et üks suur demokratiseerumise ja vähemusrühmade esiletulek. Aga kui me nüüd hüppame korra Venemaal, et Venemaal on ka saamid ja Venemaal on ka paljud rahvad, mis on põlisrahvasteks määratletud, nende hulgas ka näiteks kanassaanid, kelle hulk kasvab, kuna seal on seotud mingid kalastusõigused. Et kuidas see staatus õieti on, et me räägime nagu täiesti ebademokraatlikust riigist, kes oma rahvaid pigem siis assimileerib, aga samal on neil ikkagi mingisugused staatused, mis võimaldavad mingeid tegevusi, on mingisugused privileegid, mingisugused keele siis kasutamise võimalused, et Tõnu, võib-olla sina, kui sa oled varem väga palju tegelenud ju soome-ugri rahvastega ka koha peal, et kuidas sellega nagu on? No ma alustaks sellest, et selline eestlaste ütlus on, paber kannatab kõike. Ja selles mõttes on Venemaal olukord ideaali lähedane. Ja Venemaal on väga hästi paberi järgi hoitud väikesed põlisrahvad. Korjennõje malotšistlene narode Severa I Daljneva Vostoka. Ja seal oluline on just see sõna, tähendab väikesearvulised. Eks ole, rahvaarv peab olema alla 50 000. Neenetsid on näiteks mures, eks ole, et nad äkki saavad üle 50 000 ja kukuvad sealt välja. Et nende Venemaa seaduse järgi, siis selle väikesearvuliste põlisrahvaste seaduse järgi on põlisrahvaste staatus näiteks setodel, mida ametlikult on setod Venemaal põlisrahvas. Samuti vadjalased, isurid
ja nii edasi. Ja need seadused, noh, rahval on see statistika puhul imestatakse, eks ole, et suuremate soome-ugri rahvaste arv demograafiliselt langeb, noh, mürinal, eks ole, iga 10 aastaga kümneid ja kümneid protsente. Aga väikeste rahvaste puhul see arv tõuseb. Ja just selle tõttu, et neil on tõesti privileege. Neil on see, eks ole, kalastuse, jahinduse, no isegi kriminaalkoodeksi osas on privileege. Ja Aivar võib konkreetseid näiteid tuua. Eks ole, see on väga huvitav jah, et kui sa lööd, eks ole, maha kellegi, et siis sa saad väiksema karistuse, kui sa oled põlisrahva esindaja, eks ole. Siis sa oled natuke, noh, niisugune teistsugune inimene. Ja majanduslikult nii, et selle tõttu, et nende rahvaste arv kasvab, aga keelekõnelejate arv näitab sama tendentsi kui suurte rahvaste puhul, et see tuleb alla, eks ole, et kui mansidel viimase 10 aasta, eks ole, rahva arv suurenes mingi, ütleme, 50%, no siis keelekõnelejate arv on muutunud selliseks, et noh, on mõned sajad järel, alla 1000 igal juhul on järel, kes tunnistavad see keelt. Nii et jah, et nii-öelda paber kannatab kõike, eks ole, et selles mõttes ja näiteks põlisrahvaste foorumil, mis, eks ole, aprillikuus vist oli, New Yorgis ja sellel foorumil, selle lõppdokumendis, no ei ole ühtegi halba sõna Venemaa kohta. Seal on kõik korras, sest Raiponi esindajad, eks ole, põlisrahvaste esindajad võtsid väga aktiivselt osa sellest foorumist, rääkisid, kuidas riik toetab, kui hästi toetab, hoolitseb nende eest ja nii edasi. Nii et resolutsioonis oli küll muude maade kohta mitmeid märkusi, aga Venemaa kohta ei olnud mitte ühtegi halba märkust rahvusvaheliselt. Aga nüüd võib-olla ka valgustaks võib-olla inimesed, kes nii väga kursis ei ole, et mis organisatsioon see RAIP on ja miks ta siis käib seal ÜRO juures siis põhimõtteliselt udu ajamas? Olgu, ma olen doktoritöö sellest kirjutanud selle tõttu. Aga kõigepealt põlisrahvastest Venemaal, jah, hoolimata, ma ütlen, kes natuke vanem on, see mäletab, nõukogude ajal oli passis inimese rahvus esimesel leheküljel. Ja kuigi Venemaal ametlikult passis seda ei ole, siis tegelikult see nii-öelda sinu etniline kuuluvus ehk siis rahvus ehk natsionaalnas, see on teistes dokumentides kirjas. Ja see annab sulle tegelikult väga palju privileege, kui sul on piisavalt võimalus see asi endale taha saada. Näiteks, miks muutub, ma kahtlustan, miks neenetsiks ja handiks või mansiks saamine on väga populaarne, et sa teatud ülikoolidesse saad kergendatult sisse, sa pead sisseastuma eksamit tegema. Saad stippi, teatud regioonides on põlisrahvaste esindajatel, see on väga palju regionaalne, on tasuta või peaaegu tasuta või soodustustega arstiabi näiteks. Teine asi, mis on vahepeal on ka selles, kui te rajate oma ettevõtte, siis on teatud nagu põlisrahvastele mõeldud ettevõtte vormid olemas. Selle nimi on tavaliselt, mis ta nimi oli, traditsiooniline kogukond, Община vene keeles. Ja need Общin, ma kirjutasin just sellest ettevõtete värgist doktoritööd. Ja need Общinad olid mingi aeg vabastatud näiteks maksude maksmisest. Et seal tuleb nagu väga palju olulisi momente juurde, miks on teatud hetkedel väga kasulik olla siis põlisrahvas. Kes see Raipon on? Raipon on siis, ongi Venemaa, see on ingliskeelne nimi, mida kasutatakse ka vene keeles, Russian Association of Indigenous People of the North and Far East. Ehk siis Venemaa põhja ja kaug-ida, põhjaalade ja kaug-ida rahvaste assotsiatsioon. Ning see on katusorganisatsioon kahe koha pealt. Esiteks on tal Raiponil nii-öelda regionaalsed nii-öelda allorganisatsioonid, aga siis ta on ka teatud teiste nii-öelda Siberi põlisrahvaste organisatsioonide katusorganisatsioon. Ja
tegelikult ta tekkis 90 aasta alguses minu meelest, eks. Tegelikult ta tekkis siukse rohujuure initsiatiivile eesmärgiga siis võidelda põlisrahvaste õiguste eest. Ja Venemaal on üks väga oluline nüanss kogu selle põlisrahvaste õiguste juures, nimelt Venemaa Föderatsioonis praktiliselt kogu maa kuulub riigile, et mingit sihukest asja nagu on USA-s, et on olemas mingi hõimuterritoorium Venemaal juba sellepärast olla ei saa. Et maa on riigi oma. Selleks, et põlisrahvastel oleks võimalus siis elada omanese maal ja et mingid naftafirmad ei võtaks ära nende jahi, kala ja karjamaad. Selleks tekkisidki kõigepealt 90 aasta alguses aktivistid. Ja kui te väga huvitab, minu kolleeg Liiva Niglas on teinud ühest väga olulist aktivistid nimelt Jüri Vellaga dokumentaalfilmi, mida on võimalik siis siin kuskilt leida vaadata. Et see on nagu Raipooni mõte kogu aeg olnud ja Raipooni tegelikult toetas väga palju Skandinaavia nii riiklikud organisatsioonid kui ka siis erainitsiatiiv. Aga mingil hetkel muidugi kui need Venemaal asjad käivad, siis ta muutus tegelikult vastupidiseks. Ta muutus nii-öelda nagu riigistati ära, allutati riigile, pandi siis juhtajatel kohtadel lojaalsed inimesed ja ta muutus siis nagu vastupidiseks, ta muutus siis nii-öelda riigi põlisrahvaste poliitika nii-öelda läbiviimise instrumendiks. Ja siin juures on veel üks väga huvitav väike moment, et miks sa ütlesid, et Venemaal on kõik asjad nagu hästi ilusad paberi peal. Kuskil siis, kui hakkas Ukraina-Venemaa sõda, ta toimus Venemaal hästi huvitav nihe, oli see, et Venemaal hakati kaasama sellesse rahvusidentiteeti ehk venemaalasesse. Neid mittevenelasi ja mittevenelase rahvused on Venemaal 25%, nüüd juba 30% elanikkonnast pluss miinus ja neid rahvaid ise on mingi 160. Ja hakatigi tegelikult toetama ja ka promoma seda, ütleme mingit Karjala kultuuri, Neenetsi kultuuri, hakati toetama neid folklooriansambleid. Eesmärk on tegelikult selles, et luua siis selline Venemaa elaniku identiteet, et meie Venemaa, me oleme mitte rahvuseline riik, aga me oleme kõik üks, me oleme oma kalli presidendi selja taga, me võitleme ja see oli selline poliitiline moment juures. See on nüüd hästi oluline, et ütleme pealtnäha see võib paista sama, ÜRO-s õnnestub põhimõtteliselt siis ära petta. Aga oma olemuselt on siis see organisatsioon ikkagi teistsugune ega seisa põlisrahvaste õiguste eest. Või saab ka öelda, et nii ja naa, et kui nad annavad ikkagi mingisuguseid praktilisi võimalusi, privileege ja mis ütles midagi kuritegevusega seotud, et mingid karistused vist ei kehti või? Mina tean ühte konkreetset juhtumist, mis oli Vengi perekonnaga, kus see toimus 70-ndate minust oli Lõuna-Jakuutis, kus joodi palju, mingisugune jumala täis tüüp läks siis naabermajja viina küsima naine. Mees elas perekond, kus olid lapsed. Mees oli elukutsene kütt, oli just nagu nad on kuude kaupa metsas. Tüüp oli täis kui tinavile, nõudis viina, naine ei andnud, see perenaine tüüp ütles selle peale, et nüüd ma läheb kodus püssid on tagasi, lasen kõik lapsed maha, läksid koju, tuli püssiga tagasi. Naine nägi teda, võttis püssi ja lasi selle tüübi enne maha. Ja kohtus mõisteti naine õigeks, kes suudeti ära tõestada, kus tõestas tegelikult kohalik veterinaararst advokaadina ära selle, et ta käitus Vengi traditsioonide kohaselt, mille järgi sel ajal, kui mees on ära küttimise retkel, on naine vastutav laste elu ja heaolu eest. Et vähemalt ühte sellist lugu ma tean. Et traditsiooniline käitumisviis võimaldas selle? Traditsiooniliste normide järgimine. Viis mõrvani, aga Vengi normidest lähtudes ta ei teinud midagi valesti. Et sellised privileegid. Nüüd võib-olla kui me räägime nüüd saamidest, siis see kahekojaline parlament või saami parlament, mida see endast kujutab ja mis selle võim on ja kas ma tean, et Soome-Ugri siis Komimaal oli ka siis suureks eeskujuks, et nad tahtsid seda 90-ndatel teha, aga Venemaal ei ole siis selline asi vist kuskil õnnestunud, ent käivad koos sellised rahvuskongressid, et kõigepealt räägiks sellest, et mida see parlament siis seal saamide heaks või riigis üldse, mis sõnaõigus tal on?
see, no just näiteks maaomandi eest ta ei saa seista ja nüüd ma täpselt ei mäleta, mis see on see on siiski kultuuriline määratlus ja nõuandmine ja riigi on kohustatud nii-öelda küsima nõu, näiteks kui nüüd tuleb see kaevandusfirma, kes tahab hakata kaevama saami parlamendi nagu nägemust. Aga see on pigem nõuandev ja selline initsiatiivi toov, et sellest on ka, võib nagu seada küsimärgi all, et kas sel on piisavalt midagi öelda sel parlamendil. Ma ise arvan jälle soomlasena, nüüd ma räägin oma kogemusest, et parem, et see on olemas siiski. Et küll meil on olnud ka aeg, et midagi taolist ei ole olnud. Parem kui see on, kuigi see ei ole mingisuguse väga tugeva jõuga seadusandlikus mõttes. Täpselt. Aga Venemaa kõik need kongressid toimuvad ju ikka. Siiamaani oli alles 2024 olid Mari kongress ja Komi kongress ja et mis nende võim on ja kui kaugel siis nemad oma parlamentidest on ja kui selline tehtaks, et on sellel nagu mingi mõte. Mis sa arvad, Tõnu? No kõigepealt 80. lõpus, 90. alguses, kui see rahvuslik ärkamine või rahvuslik ärkamine nagu toimuma hakkas, siis enamuse Soome vabariikides oli mõte moodustada kahekojalised parlamendid. Ja põhjus, miks seda taheti, oli see, et kui parlament on ka demokraatlikult valitud ühe kohal, siis kohalik rahvas, kohalik põlisrahvas jääb ikkagi vähemusse, sest ei ole ühtegi Soome vabariiki, kus nad oleks enamuses. Ja et oleks teine koda, mis oleks siis nii-öelda rahvuspõhimõttel. No see nagu läbi ei läinud, eks ole, ainuke, kus kahekohaline parlament on, see on Venemaa Föderatsiooni parlament, mis on kahekojaline, eks ole, nagu me teame. Tuuma ja Riiginõukogu. Aga paralleelselt sellega sündisid siis ka need rahvuskongressid ja need on kõik läbi teinud väga lühidalt öeldes selle üldise protsessi, mis Venemaal on toimunud. Eks ole, et kui 90. aastatel oli mingi tõusuperiood ja lootusi ja räägiti demokraatist ja võib-olla oli ka mingeid väikseid nihkeid sinnapoole, siis käesoleva aastatuhande algusest peale, eks ole, see suund on just vastupidine olnud, et tsentraliseerimise suunas, eks ole, oma otsustuste vähendamise suunas ja nii edasi, eks ole, et kõik otsustab Moskva. Et need kongressid toimuvad ka praegu edasi, aga neil ei ole mingisugust, kuidas ütleme, legitiimsust. Nad on sellised, nii nagu võib öelda praeguse sõja ajal, et kultuurisündmusi toimub ju vaatad rohkem kui enne sõda. Eks ole, aga mismoodi nad välja näevad, eks ole, et nad lõpevad ju sellised ühistantsuga, eks ole, kus moodustatakse Z-täht ja selliselt, eks ole, ja taustaloosungid on vastavad. No reeglina sellised üritused lõpevad ühiskommunikee vastuvõtmisega ja viimasel ajal, ma kujutan ette, kommunikee selline, kus avaldatakse siis piiritud toetust armastatud presidendile tema poliitikale. Sisuhtes Saami parlament küll on, tal on nagu kordades rohkem nagu midagi öelda. Et see on ikkagi nagu demokraatlikus ühiskonnas, kuigi ta võib olla nagu nõuandev, on tal ikkagi nagu teine staatus kui nendel Vene Föderatsioonil toimuvate siis eksisteerivatel rahvuslikel kongressidel ja muudel üritustel, mis ikkagi on riikliku kontrolli all, et kõigi paberil võivad nad tõesti paista nagu väga suured ja tähtsad. Aga ma tahtsin nüüd minna saamide juures tegelikult Soome teiste
vähemusrahvuste juurde, et Soome on ju ka siis karjalaste kodu, kuigi karjalasi on ka siis Venemaa poolel ja Soome on ka ingerlaste maa, et kuidas karjalastel Soomes läheb, et mis nende staatus on, kas karjala keelt õpetatakse, minul käivad üks meililist uudistšuppu, mis on karjala keeles, karjalakeelsed päevauudised siis tavalistest asjadest, mitte folkloorist, et nagu tundub, et karjala keel ja karjalaste staatus on nagu tõusuteel või kuidas? Absoluutselt. Toimumas on sarnane areng, kui on toimunud saamidega. Aga siin on jälle valusam see ajalugu ja see karjalaste tõus, mis tegelikult see läheb noortest nüüd praegu. Karjalakeelsed noored on avastanud oma juured ja taipanud, et appi, et meid on koloniseeritud. Ja see on toimunud ainult mingi viimase 5 aasta jooksul umbes, et me rääkisime selle saamide nagu eneseteadvustamise ja ka teiste tunnustamise puhul, see algas umbes 70-ndatel, et nüüd see karjalaste identiteedi teema, et karjala nagu rahvus on tõusnud uuesti ainult nagu umbes 5 aasta jooksul, aga samas meil on see, mis teebki selle teema valusaks, on see, et meil on, siis Soomes on umbes 1 miljon inimest, kellel on mingi tükike karjala juurt, kuna meil pea 500 000 evakueeriti teise maailmasõja ajal Karjalast. Siis need olid need territooriumid, mis siis Venemaa võttis ära, igaks juhuks nooremad inimesed ei pea seda nagu mäletama. Just, et Soome teises maailmasõjas kaotas. Oli siiski kaotajariik, kuigi säilitas oma iseseisvuse. Me kaotasime 10% oma territooriumist ja Karjala. Mitte kõik, aga siis enamus Karjalast jäi Venemaale. Huvitaval kombel seda ei nimetata okupeerituks, vaid see on nagu loovutettu Karjala. Meil sunniti nii rääkima, kuna kirjutasime alla rahulepingu Nõukogude Liiduga. Ja sealt evakueeriti Karjala ehk siis soomlased, Soome kodanikud, kes oli siis karjala keelt ja karjala murrangut rääkivad inimesed, et me oleme kõik väga teadlikud karjalastest Soomes. Et siin suhtes oli jälle eristaatus, et me isegi nagu tundsime ennast väga uhkeks. Mäletan ka lapsepõlvest, mina olen pärit Lääne-Soomest, kus enne seda soda võib-olla ei ole ühtegi karjalast kunagi nähtudki. Et see Ida-Soome identiteet ja Ida-Soome inimesed oli seal kuskil Ida-Soomes. Neid asutati igale poole ja me muudkui mõtlesime, et me oleme nii head teinud nendele, et me oleme nüüd, see oli riiklikult tohutu suur töö nende ümber. Äratoomine ja ümber asustamine. Iga nagu suur maaomanik oli sunnitud mingi osa oma territooriumist põldudest andama nendele, vaatasivad piltu need karjalasid, minul oli head põllud ja nüüd pidin andma nendele karjalastele. Aga no küll me siis, eks me nüüd sojapõgenikke siiski veidi võiksime aidata, aga selline kuidagi, ma ei nimetaks seda konfliktseks, aga veidi selline nagu viltu vaatamine ja karjalased jälle tundsid, mida mina olen avastanud alles hiljemmi, kuna mina olin nüüd just see Lääne-Soome inimene, kes lahkelt oma küladesse neid murranguid rääkivad inimesi hakkas nagu nendega tutvuma. Et karjalased ise jälle tundsid seda sundsoomestamist, jälle seda sama, et pidid sulanduma soomlasteks ja no küll Karjala pirukas muide on selleks Soome nii-öeldes rahvustoitja Eestisse ka tulnud, et just need põgenikud, evakod, me nimetasime neid, evakueeritud oli evakod. Evakod toid Karjala piruka kaasa. Ja no Karjala pirukaid sööme, aga me eriti nende kultuurist midagi ei tahtnud teada või me ütlesime, et no olge nüüd siis soomlased, et sõda on läbi ja ärge nüüd igatsege sinne Karjalasse. Ja see nende poolt, see oli nagu valus protsess siis soomlasteks saada. Ja nüüd, kui on see 3. ja 4. põlvkond sellest, need on avastanud, eks me võiksime siiski karjalased olla. Ja sellest tuleb nüüd see tõus.
Ja nii nagu see veetilkade tilkumine, et see on osa seda sama protsessi, et see oma identiteedi tuvastamine on nüüd ulatunud ka karjalastesse ja nüüd see kuum küsimus on see, et kas karjala on keel vai see on murrak. Ma seda sama vestlust kuulan siin Eestis, Setu, Võru, kas see on keel vai kas see on murrang ja seda käitakse nüüd praegu, aga on alganud sellise keele taastamise teaduslikud tööd Ida-Soome ülikoolis. Ja nüüd ma ei oska neid kõiki nimetada nii kaugele, ma ei jõudnud nüüd minu nagu taustatöös ja kodutööd on tegemata. Aga... Ei, see on juba kõik väga huvitav, et tõepoolest siis, kui te Facebookis vaadates need Karjala rühmi on väga palju seal, muuhulgas näiteks Viipuri, mis on ju tohutu suur Soome linn, kes kunagi on võib-olla ENSV ajal seal käinud, siis imestasid võib-olla, et mis imelik Soome kihistus on selle jubeda sovetliku... Ja meil see oli vastavalt siis kaotatud pärl, mis oli nii valus, kuna see oli tegelikult see oli Soome suurim soomekeelne linn. Turgu oli rootsikeelne, Helsingi oli rootsikeelne, Viipuri oli see oli mitmekeelne. Ja see kaotatud, et pigem ära märetasid, et see on sama kui amputeeritud nagu keha osa või nagu kadunud sugulane, et parem ära mõtle seda, et on liiga valus. Ja, aga ma arvan, et Soome on pärast NATOga liitumist viimasel ajal üldse nagu hakanud rääkima asjadest, millest varem ei räägitud, nii et ma arvan, et see keskustelu on ka alles hoogu võtmas. Aga see ei ole NATOst, ma arvan, et see ei ole sõltud, see ei ole NATOst tingitud, vaid sellest teadvustamise nagu protsessist tingitud. Eks see on kõik seotud mingisugune, Soomes on teemad üles tõusnud, mida varem võib-olla ei räägitud ja see kõik on väga huvitav ka eestlastele siit poolt vaadata. Aga Soome siis, osa karjalasi on ju kogu aeg tegelikult Venemaa poolel olnud, et karjalasi on ka, seal on erinevad siis murrakud, et mis need Venemaa karjalased siis endast arvavad, et kellel on midagi öelda. Neid on vist mingi 6% ainult Karjala vabariigist, nagu ma vaatasin järgi ühest kohast. Venemaa karjalaste olukord on väga raske. Karjalased on üks kõige kiiremini keelt kaotavaid rühmi. Mul ei ole olnud aega ette valmistada, sain paar päeva tagasi teada, et ma pean asendama siin Raivo Vetikut. Nii et ma ei ole mingit materjali jõudnud vaadata. Aga selles mõttes, aga ma tahaks asja keerata nüüd natuke üldse positiivsema poole peale. Siin paar korda on mainitud nagu noori ja nii edasi. Et Karjalas on üsna tublid noored, kes on oma keele kasutamise heaks teevad üsna palju. Veel meil tegutseb selline Karjala keelekodi, siis Karjala keelekodu. See on Livi või Liviko või Aunuse Karjala aladel. Ja see tegeleb väga seal. Mul on andmed, et veel isegi aasta tagasi oli seal keelepesa. Keelepesa asja te teate, eks ole, see on siis selline meetod, kus lasteaialastele, kes keelt ei oska, päev läbi räägitakse ainult kasvatajad ja köögitädi ja kõik räägivad ainult siis seda vastavat keelt. See on 6. aastal Kanadast tulnud keeleõppemeetod. Ainult seda keelt päev läbi ja sellega siis lapsed õpivad keele. Et selline keelepesa, mida... Need on saanud siis tegutseda endiselt. Mäletan, mingil hetkel kuulutati ka välisagentideks. Ja see noori kuulutati vahepeal välisagentideks, aga nad organiseerusid uuesti registreerisid ja töötavad edasi. Nii et vähemalt aasta tagasi oli niimoodi, et oli 11 last seal, 3 kasvatajat ja köögitädi.
et siis neli tükki, kes rääkisid siis päev läbi karjala keelt ja küllap need lapsed siis selle keelega ära õppisid. Aga seal tegutseb ka muid, näiteks Natalja Antonova, seal on aktiviste, tema viib läbi siis küla naistele, tähendab 3 korda nädalas selliseid võimlemisharjutusi või trenni, kus või öelda, eks ole, et naised kogunevad ja teevad siis natuke liigutusi ja räägivad ja see toimub ka karjala keeles. Et põhimõte on see, et mitte ühtegi sõna vene keelt, eks ole, et kõik toimub karjalas. Ja et neid noori aktiviste, et see kõik ei ole nii lootusetu, eks ole. Kas mingi piiriülene tegevus Soomega vist praegu on välistatud, eks ole? Loomulikult on see täielikult välistatud, eks ole. Nüüd Soome peale mõtlemine on juba, eks ole, riigi... Välisagendiks olek, ja kindlasti. Aga samuti, ma olen ka väga lootusrikas just Karjala suhtes Soome. Need on ka noored, kes on pannud selle asja käima ja kes nii-öelda sundivad meid vanemaid põlvkondi nagu mõtlema teisiti, et me saame nagu hoida seda meie identiteeti, et see identiteet on olemas, et ei ole nagu see, mis kipub olema just suurematel rahvastel, see, et teid ei olegi. Kui on, te olete kuidagi nagu teisejärgulised või lollid või liiga väiksed, mikä se Kallo nüüd oli? Lihtsam on nagu maha vaikida, kuna see on ebamugav ja võib-olla tekitab ka mingisugust ajaloolist süütunnet ja mida tuleb siis hakata nagu seletama, mida on ka siis nendes demokraatlikes riikides tehtud. Venemaa vist esialgu ei ole vabandanud mõne koloniseeritud territooriumi ja ülevõetud paranduste pärast. Ei ole kuulda. Ilmselt tuleks veel selline päev ka. Et ootame kindlasti sellist päeva, aga vahepeal võtaks saalist, kas kellelgi on nüüd küsimusi tekkinud. Järsku tahate tõstatada Võro küsimust või Setode küsimust, et nüüd Venemaa on nad põlisrahvaks kuulutanud, aga eestlased millegipärast, miks nad Eestis ei ole seda staatust saavutanud? Ei, või kas keegi tahab midagi küsida? Praegu ei ole küsimusi. Aga järsku ma läheks siis lõpetuseks veel ühe sellise teema juurde nagu ingerlased Soomes. Et teatavasti siis ka, kui mina Fenno-Ugriasse tulin, siis tegelikult võib-olla kuskil oli kunagi juttu olnud sellest Eesti Ingerist Narva taga ja ma tean, et mul maal Vormsi naaber oli Eesti külast pagendatud, kui siis sakslased tulid, nad tühjendasid kõik külad, mis olid piiri taga, nende seas siis ingerlased, vadjalased ja eestlased ja ingerlased paisati laiali. Osa neist siis sattus Soome, mis siis edasi juhtus ja kuidas nendega praegu on, Annele? Ma püüan veidi, lühidalt on raske öelda, ma püüan. Natuke aega on. Ma püüan olla, tegelikult võrreldes karjalastega Ingeri soomlased on ju puhtalt soomlased. Need on luteriusulised, Rootsi võimu ajal lihtsalt meelitati ka. Jälle tuleme muide ressursside juurde. Alati on need ressurssid. Saad maad, saad mingi tulumaksuvabastuse ja hakkasid elama kohas, mille keskel kahjuks saatuse tahtel tuli Peterburi ehk siis väga-väga geopoliitiliselt ohtlikus kohas oli nende kodu. Mille tõttu need on siis paisatudki nüüd laiali ja lõpptulemus oli see, et teise maailmasõja jalust 63 000 evakueeriti Soome nagu sinne pea Soome juurde, aga tagasi ei saanudki tulla. Venemaa või Nõukogude Liit selle takistas, saadeti igale poole Kaug-Aasiasse, kuhu iganes. Osa pagenes Rootsi ja Ameerikasse ja osa tuli siis naases vaikselt siia muu hulgas Eestisse. Ja siis Kekko Koivisto ühel päeval ütles, et nad ongi 90-ndal, ütles, et nad on soomlased, mis oligi õige. Nad on soomlased nagu kes tahes soomlased ja nendel on
paluumuutto-oikeus ehk takasinaasmise õigus ehk nad saavad elamisõiguse ilma midagi protsessi. Ja no kõik teavad seda Eesti ajaloost ka, siit läks ka mingi 9000, täpselt arvu ei ole isegi muide väga kerge arvutada. Mingi 9000 läks ka Eesti territooriumilt Soome ja neid tuli tagasi Soome, vai tagasi Soome, need ei ole kunagi Soomes olnudki, vaid siis Soome tuli 32 000 kokku, kellel oli just see, kuna seal rahvuspassis oli see kodakondsus, see rahvus. Ja neid tuli Soome 32 000 ajal, millal Nõukogude Liit lagunes. Ja ajal, mil oli Soome majanduslangus kõik siis erakorraliselt suur, suurem kui 30-ndatel. Ja tollal nad tuli Soome ja see kadus ka need nii-öeldes keegi ei need sundinud neid nii-öeldes kaotama oma ingeri Soome seda kultuuri ja ingeri keelt või murrangut, no jälle vaidleme. Aga need ise soomestusid. Ja see, mida tagantjärel võime nagu nii-öelda süüdistada, tore on alati süüdistada, alati peab keegi süü leidma, on see, et ei toetatud mitte mingil viisil nende oma kultuuri hoidmist. Lihtsalt toetati seda, et no on teil korterid ja on teil nüüd töökohad ja kas te nüüd saate hakkama ja te ei saagi hakkama või ja nüüd oli see kogukond oli hajunud ja osa läks tagasi isegi nendest. Aga kultuuriliselt, et selline asi kui integratsioon või lõimumine absoluutselt ei toimunud. Et olete ju soomlased, hakkake siis elama nagu soomlased. Ja see oli see koht, kus nendest tulidki nii-öeldes nagu soomlased. Ingeri soomlased, ma hea meelega paneks siia just selle vahe. Ingeri soomlased, et ühed soomlased on nüüd nagu Soome soomlased. Ja nüüd ainus koht, minu arust, nüüd ma veidi nagu üldistan, ainus koht, kus veel püütakse seda ingeri Soome kultuuri hoida, ongi Eesti. Et Soomes see läks, see momentum kadus. Jah, tõepoolest, ega kas siin ei ole ingeri seltside esindajaid täna kohal, et Eestis on jah üsna mitu tükki neid, Tartus on väga aktiivsed ja Tallinnas, et ingerlased hoiavad täitsa elus oma traditsioone. Ja nii, aga võtame nüüd mõned küsimused ja siis ongi meie aeg läbi tegelikult. No mina kommenteeriksin seda nii hästi soomlasi, karjalasi kui ka ingerlasi on tõesti nende sõja käigus veetud küll Eestisse, küll Eestist ära, küll jälle tagasi, küll vahepeal Siberisse, siis jällegi Eestisse. Aga mis on iseenesest huvitav on see, et rahvastikus soomlaste ja nende arv on Eestis vähenenud. Ja tekib küsimus, miks, aga ilmselt suur hulk meist on ka eestistunud. Täpselt. Eestis nad eestistusid, Soomes nad soomestusid. Just täpselt. Nii et üksjagu nendest on eestistunud, aga muidugi jah, praegu tõesti toimuvad ka niisugused kultuuri säilitamise aktsioonid. Ja tõepoolest siin paari viimase aasta jooksul on mingi ingeri tõus Eestis, vaat see teatri etendus, eks ole, mingisugused suured väljatulekud, nagu selgub, et Elmo Nüganen on ingerlane ja siis Toika, siis Aarne Toika lavastaja, et inimesed nagu tulevad välja selle identiteediga, et see on ka ilmselt mingisugune ajamärk, et me otsime oma huvitavaid juuri, mis äkki muutuvad meile oluliseks. Aga kui nüüd küsimusi ei ole, siis mina tõmbaksin otsad kokku. Suur aitäh, et teemat jätkuks veel kauemaks, et siin on põnevad arengud, vaatame, mis see elu toob ja annan siis väikesed preemiad üle ja näitan ka, mis seal kotis on, et sest need on päris põnevad asjad. Teeme aplausi. Et siin kõige raskem
raskem kott on siis meil hiljuti, tegelikult nädala sees ilmus siis soome-ugrilased eestlaste pilgu läbi. Tõnu kui autor saab praegu autori eksemplari. Et Tõnu on kirjutanud suurepärase sissejuhatuse. Ja siis Venno-Ugria, Tõnu on ka Venno-Ugria siis hõimukalender 2026 sisu autor. Minul on ka seljas Paul Ariste pildiga särk ja Tõnule siis ka üks selline suurem valge särk Paul Ariste kui siis Venno-Ugristika üks suurkuju Eestis. Et see kalender siis on alles trükikojas. Trükikojas aga tuleb ja siis on teine logoga särk ja meie kraam. Tahtsin seda raamatut näidata. Mina sirvisin ta läbi, et väga põnev Eesti venno-kristid siis räägivad nendest rahvastest, keda nad on uurinud ja siis nii isiklikud kogemused kui teadus. Huvitav fakt. Jah. Huvitav fakt selle Eesti. Oota, kas sa võtsid kodal? Kohe. Tähendab, huvitav fakt Eesti venno-ugristika kohta on see, et see algas peale teise maailmasõja, kui Paul Ariste avastas Nõukogude sõjavangide laagris soome-ugri päritolu Nõukogude sõdureid ja hakkas siis nende keelt uurima. Et Paul Ariste tõepoolest oli ka minu õppejõud meil jõudis olla, kes ma olen ka antiikne. Ja ka siin on siis meie teine särk väikese logoga. Paremal käel on siis Aimarile, kes armastab musta. Üks särk, Venno-Ugri ja särk. Nii, aitäh osalemast ja juba Annele, kes juba enne vaatas minu särki ja nüüd Annele siis saabki selle särgi. Ja meil on siis Soome instituudis, me selle kunstnike Liit Taiga avastasime, et äkki märkasime, et üks super käekirjaga inimene joonistab, seal oli kastreeni pilt. Aino korrase pilt ja nii hea mõlemad. Hõimukalendris on siis 12 või tegelikult 13, kuna neid ungarlasi, kes venno-ugristika rajasid, oli 2 pildid, mis on nagu superluks. Seda elab muide Saamimaal praegu. Ta on kunstnik ja ta Liit Taiga, jah, nime all tegutseb. Ta on ühes Norra saami sellises kunstikollektiivis. Ja, nii, ja siis meie operaator siis saab ka musta särgi, ma vaatan see suuruse. Ja ma vaatan, sinul oli vist, vahetusime ära, sul oli, vaatan, mis sul särgi suurus. Oi, kui äge. XL, siis ma annan sulle 2 XL. Ja see lihtsalt suurused on. Siin on siis meie operaator siis palun saab ka. Nii. Tahtsin veel anda meie sõbralikele Kultuuriministeeriumi inimestele veel ka ühe koti ja pastaka koos Soome-ugri sõlmed, mis on siis meie viimane aastaraamat, et Julia Aamar lahkelt meid siia lubas. Ma loodan, et me tegime kõik hästi ja saame teinekord ka. Aitäh, Julia. Aplaus. Ja siis meie part, kes tahab veel järel vaadata, siis varsti ta tuleb meie kodulehekülje kaudu ja jälgige siis Venno-Ugriat Facebookis, Instagramis ja vaadake meie kodulehele. Ja aitäh, meeldivat arvamusfestivali jätku. Aitäh. Mina saan teiega alati targemaks. Aitäh. Aitäh.